Tere päevast, lugupeetud Riigikogu, tere päevast, austatud peaminister ja valitsuse liikmed. Alustame tänase infotunniga ja palun kohaloleku kontroll. Hetkel registreerus kohale 32 Riigikogu liiget, puudub 69 ja alustame siis tänaste küsimustega. Täna on ainult üks küsimus, seepärast on kõigil võimalus küsida. Ja alustame siis küsimuselt kolleeg Helmen Kütilt sotsiaalminister Taavi Rõivasele. Tänan, proua eesistuja, lugupeetud sotsiaalminister. Ilmselt oma ministriks oleku ajal olete ka teie nii ajakirjanduse meedia vahendusel märkanud, et on palju küsimusi ja probleemegi puudega inimese sõiduki parkimiskaardi kasutamisel ja selle väärkasutamisel. Kas Sotsiaalministeeriumis on sellel teemal toimunud mingeid arutelusid, nõupidamisi ja kas on plaan midagi selles vallas ka muuta, kontrolli tõhustada või omavalitsustega sellel teemal aru pidada, et milline on see hetkeolukord? Aitäh! Sotsiaalministri määrus, mis loob alused puuetega inimeste parkimiskaardi väljastamiseks, ei ole ju tegelikult kuigi vana. See on umbes 2 aastat tagasi jõustunud ja on olnud tõepoolest väärkasutusi ka, aga kui te viitate praegu sellele eelmisel nädalal avalikuks saanud kahtlustele Tallinna linnavalitsuses, kus ajakirjanduses esitati väiteid, et puuetega inimeste parkimiskaardi said inimesed, kellel väidetavalt selleks alust ei ole, siis sellistel puhkudel kahtlemata tuleks kontrollida nende väidete tõele vastavust ja kui need tõesti tõele vastavad, siis kindlasti eeskätt vaadata üle kõikvõimalikud tööprotsessid, et sellised asjad tulevikus välistada ja ma arvan, et üle-eestilise korra muutmist mõnede konkreetsete ametnike võimalik väärkasutus või nagu kahtlustused on avalikult õhku visatud ka oma positsiooni võimalik ärakasutamine, et see ei peaks kindlasti tähendama, et nüüd automaatselt kõikidele inimestele näiteks parkimiskaardi väljastamist raskemaks teha. Aitäh teile! Palun, kolleeg Helmen Kütt, esimene täpsustav küsimus. Tänan, härra minister. Ma ei vihjanud Tallinna teemale, ma vihjasin tegelikult hoopis sellele teemale, nüüd on kolleeg teil ka majandus- ja kommunikatsiooniminister härra Juhan Parts tulnud saali, et ma vihjasin tegelikult sellele, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitas eelnõu, mis puudutab siis liiklusseaduse muutmise seadust ja see puudutab just nende parkimiskaardide tegelikult mitte kehtimist eraparklates. Paljude haiglate ja raviasutuste ümber on ka eraparklad ja ka seal selle kaardiga, mis nagu öeldakse avalikes parklates kehtib ja annab õiguse tasuta parkida, annab seal võimaluse heal juhul 15 minuti juures tutvuda või 15 minuti jooksul tutvuda ja siis hakata maksma. Et ma vihjan tegelikult sellele, et meile tuli vastus, kus valitsus seda ei toeta ja küsimus oligi tingitud, et kas Sotsiaalministeerium on koostöös siis ka selle ministeeriumiga seda probleemi arutanud ja näinud ja kas teid on kaasatud sellesse? Aitäh! Aitäh! Mul on hea meel, et teil on täna võimalik liiklusseaduse muudatuse küsimuste kohta küsida otse ka majandus- ja kommunikatsiooniministrit. Aga mis puudutab parkimist haiglate ümbruses, siis haiglate ümbruses on loodud lisaks tasulistele parklatele ka invakohad, millel parkimine vastavat õigust omavatel ameti või isikutel on kahtlemata tasuta ja seetõttu ei ole ainus parkimisvõimalus selles tasulises parklas. Samuti ma tean praktikat, et isikud, kes lähevad küll tasulisse parklasse, aga tõendavad, et ühel või teisel põhjusel ei olnud neil võimalik näiteks vastava parkimisloaga invakohale parkida,
siis on tehtud ka selliseid erandeid, kus siis neil lubatakse seal parkida ja väljastatakse vastav kupong, millega nad saavad selles nii-öelda tasulises parklas siiski tasuta parkida. Et sellised küsimused lahendatakse, ma usun, raviasutustes kohe kindlasti mõistlikult ja ma kutsun üles ka teisi asutusi, mille ümbruses ilmakohti ei ole, need kohad sinna kindlasti looma, sest liikumispuuetega ja väga tugeva nägemispuudega inimeste parkimise küsimus ja nendele eriti just avaliku otstarbega hoonetesse ligipääs on väga-väga oluline. Aitäh. Palun, kolleeg Helmen Kütt, teine täpsustav küsimus. Tänan. Siiski ma küsin, nii nagu ka esimeses küsimuses seda viitasin, et kas te olete pidanud vajalikuks sellise kas ümarlaua või sellel teemal arutada, sest te olete nõus, et täna erivajadustega inimesed, kes omavad tegelikult õigust, kas siis sõiduk, mis teda transporditeenust pakub või isikliku sõiduki korral tasuta peatuda, et nad saavad karistatud ja nad saavad nagu selle läbi ka kannatavad, et osaliselt kaarde väärkasutatakse. Kas ei oleks põhjust arutada seda teemat, et ka eraparklates tänase 15 minuti asemel oleks vähemalt võimalus 2 tundi, sest teie poolt läbi viidu töövõimereform ju tegelikult eeldab suuremal hulgal nende inimeste väljatulekut, osalise ajaga tööle hakkamist, kõike seda. Et kas te üldse selle teemas näete probleemi ja kui seda probleemi ei näe, siis piisabki vastusest ei? Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et probleem on kindlasti nii eraettevõtete kui ametiasutuste juurde pääsuga, seda mitte ainult parkimiskohtade olemasolu või mitte olemasoluga, vaid ka näiteks sellega, et tahetakse küll head ja ehitatakse kaldtee, aga kuna selle kaldtee ehitamisse ei ole kaasatud ühtegi inimest, kes oleks ise ratastooliga proovinud sealt üles või alla sõita, siis see kaldtee võib osutuda ohtlikuks. Samuti võib kaldtee viia seinani, kust võib-olla ei mahu ratastooliga mööda pöörama, et selliste teemadega tegeletakse pidevalt nii Sotsiaalministeeriumis kui ka näiteks Liikumispuuetega Inimeste Liit ja Eesti Puuetega Inimeste Koda on mitmete initsiatiividega esinenud. Ja ma olen väga seda meelt, et kõik avalikud organisatsioonid peavad selles küsimuses eeskuju näitama kõikide ministeeriumite, ametiasutuste ja nii edasi juures peab see küsimus olema eeskujulikult lahendatud. Me oleme kaalunud veel täiendavat läbirääkimiste korraldamist selles kontekstis ka Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga, kes lõviosa riigile kuuluvatest hoonetest ehitab, et kaasata nende hoonete planeerimisse ka erivajadustega inimeste esindajaid, aga see ei ole mitte ainult liikumispuudega inimesed, vaid ka nägemispuudega inimesed, kes võiks paremini ligi saada. Nüüd, mis puudutab seda, kas riik saab kohustuslikus korras eramaale nõudeid kehtestada, öelda, et sina pead oma eramaale kindlasti kehtestama selle või teise õiguse, see on väga tundlik teema ja seda oskab vastava valdkonnaga tegelev või liiklusseadusest vastutav minister kindlasti paremini kommenteerida, aga seal on kindlasti õiguslikud nüansid. Küll aga ma kutsun kõiki parklaomanikke, sõltumata sellest, kas nad on eraisikud või munitsipaal, et igal juhul looma vastavaid kohti liikumispuudega ja nägemispuudega inimestele ja kus oleks parkimine täiesti tasuta, mitte ainult 2 tunni jooksul. Aitäh. Ja alustame nüüd kohapealt registreeritud küsimustega. Palun, kolleeg Marika Tuus-Laul. Aitäh, austatud härra minister. Et minu küsimus puudutab ka nüüd puuetega erivajadustega inimesi, aga sedapuhku küll rahalist poolt. Et näeme, et proteeside ja abivahendite soetamise toetust järgmisel aastal eelarves on vähendatud ja Sotsiaalministeerium eraldab siis puuetega inimeste proteeside abivahendite soetamiseks siin kuskil umbes 550 000 eurot vähem kui selleks aastaks ja ma küsingi, et mis on selle kärpe põhjuseks? Aitäh. Mul on hea meel öelda, et teie info, nii nagu tihti, ei vasta ka seekord tõele. Umbes nädalapäevad tagasi allkirjastasin käskkirja, millega eraldasime ministeeriumi siseste ümbertõstmistega erivajadusega inimeste abivahenditeks enam kui 1,2 miljonit eurot, millega me soovime veel sel aastal järjekorrad kaotada
mis tähendab seda, et järgmisesse aastasse edasikanduvaid järjekordi, nii nagu meil on aasta-aastalt olnud, sel korral ei peaks olema. Meil on valmisolek vajadusel veel sinna lisavahendeid eraldada ka sel aastal ja praegune edasine käitumine sõltub oluliselt sellest, millise tagasiside me saame maavalitsustest ja meie huvi on loomulikult see, et kõik need päris suured summad, mida me sinna lisaks oleme otsustanud eraldada, jõuaksid tõesti abivajajateni. Lisaks sellele, et meil on soov ja ka reaalsus eraldada sinna lisaraha nendeks abivahenditeks, on meil plaanis ka sisulised ümberkorraldused, mis aitavad süstemaatiliselt järjekordi lühendada, tegeleda ka selle probleemi põhjusega veidi enam, sest me teame, et kui järjekordi peetakse igas maakonnas eraldi, on ajalooliselt tekkinud Eestis ka sellised olukorrad, kus ühes maakonnas mõnele konkreetsele abivahendile tekib järjekord juba poolest aastast, samas kõrvalmaakonnas on neid ja teisi abivahendeid veel lahedalt saadaval ja see loomulikult tekitab inimestes pahameelt ja seetõttu me soovime luua tsentraalse korralduse, mis ka olemuslikult seda probleemi tuleviku mõttes lahendab. Aitäh. Palun kolleeg Viktor Vassiljev. Aitäh, proua juhataja. Härra minister Rõivas, järgmise aasta eelarves suurendatakse alkoholiaktsiisi laekumist 20 miljoni euro võrra. Kui me räägime erivajadustega inimestest, hoolekandest, tervishoiust, alati takerdub jutt selle raha taha. Et nüüd on planeeritud vastav summa 20 miljonit eurot. Kas see läheb jälle kuskile üldisesse hunnikusse, millest siis rahastatakse saatkondade ehitamist Lõuna-Ameerikas või võidukaid sõdu, mida peavad ameeriklased oma naftahuvide rahuldamiseks või siiski õnnestub sealt midagi suunata ka erivajadustega inimestele või tervishoidu, nii nagu kunagi meie tegime ettepaneku suunata alkoholiaktsiis haigekassa vahenditesse. Kas õnnestub teil rahandusministri liigilt midagi välja kaubelda või mitte? Aitäh. Aitäh. No, nagu te teate, siis eelarves ei ole päris mitte igal maksutulul konkreetne sihtotstarve kohe kaasa pandud, et ta peab minema täpselt sinna või teise kulusse. Küll aga mul on hea meel teile öelda, et Sotsiaalministeeriumi eelarve nii eakate hoolekandeks, nii erivajadusega inimeste hoolekandeks, nii tervise eest hoolitsemiseks ja inimeste ravimiseks kui tööturumeetmeteks kasvab kordades ja kordades rohkem kui see teie poolt nimetatud ühe maksulaekumise kasv. Ainuüksi tervise eelarve kasvab 4-5 korda rohkem. Ainuüksi pensioni tõusuks läheb vahendeid mitu korda rohkem. Ja ka erivajadustega inimeste erinevatele eelarve ridadele me oleme soovinud leida senisest märksa rohkem vahendeid. Minu isiklik suur valik ja eelistus on olnud see, et psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeks, erihoolekandeks on meil järgmisel aastal enam kui 16% eelarve kasvu, ehk 3-4 korda rohkem kui eelarve tervikuna kasvab. Ja see on olnud nii minu ja ministeeriumi kui ka kogu valitsuse teadlik valik, sest me soovime selles valdkonnas järjekorrad märksa lühemaks teha ja paari lähema aasta perspektiivis ära kaotada. Samuti on meil väga suured investeeringud ette nähtud, et inimeste tingimusi parandada ja inimeste iseseisvat toimetulekut seda kaudu oluliselt suurendada. Nii et kiire vastus teie küsimusele on see, et sotsiaalvaldkond saab järgmisel aastal märksa enam tuge kui sel aastal ja see vahe on märksa suurem kui selle ühe konkreetse teie poolt nimetatud aktsiisilaekumise kasv. Aitäh. Palun kolleeg Inara Luigas. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud sotsiaalminister. Võrumaa Teatajas on selline seisukoht ja kirjutatud, et Eesti riik võrreldes oma läänepoolsete naabritega on nagu erivajadustega laps, kes saab Euroopa Liidult toetusi, seega saab kenasti endaga toime. Aga Eesti riik ise on hooletusse jätnud kõik erivajadustega inimesed. Te olete sellel aastal suvel augustikuus käinud Võrumaal, kohtunud emadega, Järve kooli direktoriga
kes on kurtnud teile kõikidest nendest probleemidest, mis saab nendest lastest siis, kui nad väljuvad sellest koolist, kus nad praegu hoolealused on. Me täna menetleme riigieelarvet, teie osa on selles sotsiaalhoolekanne. Selgitage, mis on teil rõõmustavat öelda nendele emadele, mis muutub paremaks meie erivajadustega laste noorukite osas? Aitäh! Aitäh! Võrumaa lastevanemate ja lastega kohtumisel oli mitu teemat, mida me ühiselt arutasime. Kõigepealt tõepoolest teie poolt nimetatud, et mis saab siis, kui lapsed, kes on kas raske või sügava puudega, jõuavad täisikka ja nende vanematel ei ole võimalik nende eest enam hoolitseda, samas nad vajavad iseseisvaks toimetulekuks kindlasti tuge. Osad neist vajavad ööpäevaringset hoolt, osad vajavad märksa vähem. Selleks on Eesti riigis juba praegu korraldatud erihoolekanne, mis on riigi poolt finantseeritav teenus ja erihoolekandes on väga erinevad teenused erinevate vajadustega inimestele. Nüüd probleemiks on aastate jooksul olnud see, et erinevatele teenustele on tekkinud järjekorrad, sest vajadus on kasvanud, inimeste teadlikkus on kasvanud. Kui need tingimused, kus hoolealuseid hoitakse, on märksa paranenud, siis see on tekitanud ka täiendavat nõudlust ja seetõttu need järjekorrad on tekkinud. Nüüd me järgmisel aastal, nagu ma juba korra täna sain mainida, kasvatame konkreetselt seda rida, mis neid teenuseid võimaldab osutada, 16,5%. Ja see on riigieelarve oma raha, kus me panustame siis sellesse, et järjekordi kaotada ja see on ka otsene vastus nende konkreetsete Võrumaa emade murele, et ka nende jaoks tähendab see seda, et nad ei pea kartma, et kui nende lapsed saavad täisealiseks, kas siis koht on olemas, ükskõik millist teenust konkreetne laps vajab või mitte, nad saavad selle kindlustunde, et kui nende laps vajab teenust, siis me oleme koha loonud. Aitäh! Ja nüüd palun kolleeg Lembit Kaljuvee. Ma arvan, see on viimane. Aitäh, proua esimees. Hea minister, minu küsimus puudutab erivajadustega sõiduki kaardi kasutamist. Ma ise kasutan seda kaarti juba 10 aastat ja sõidan aastas kuskil 450 000. Pargin hästi palju erinevates linnades, kõige rohkem Tallinnas. Selle 10 aasta jooksul on mul olnud 2 korda probleemi, üks kord siin Toompea õuel parkimisega ja teine kord Laari kohviku ees. Rohkem probleeme pole olnud. Mis ma märganud olen, millega peaks tegelema, tõesti peaks tegelema sellega, et kontrollitakse, kellele neid kaarte välja antakse ja siis ma usun, et see asi on korras, aga küsimus nüüd. Küsimus on raske küsida selles mõttes, et kui asi on korras, et mida sa küsid. Aga küsiks siiski, et kas kontrolli on kavas tugevdada? Aitäh! Aitäh! Seda on tõesti südantsoojendav kuulda, kui te väga kogenud inimesena ütlete, et 10 aasta jooksul on väga üksikud probleemid tekkinud ja ma loodan, et tulevikus ei teki ka nendes kohtades enam ja Riigikogu hoovi puhul ma loodan, et juba olevikus on see teema, nii palju kui mina tean, lahendatud. Mis puudutab seda, et kas ühele või teisele isikule on kaart valesti väljastatud, siis meil on päris selged reeglid tegelikult, kellele võib väljastada ja kellele ei või väljastada. Ja iga omavalitsus, kes neid kaarte väljastab, peab vastutama selle eest, kas neil on kontrollimehhanism või ei ole. Tahtmata jälle konkreetset küsimust kommenteerida, sest ei ole minul võimalik teada seda, kas Priit Kutseril oli õigustatud seda kaarti omada või mitte ja me ei peakski võib-olla konkreetset isikut liiga palju esile tooma, on siiski vajalik, et kui sellised avalikud kahtlused on tõstatatud,
et siis pädevatel linnaorganitel tuleb seda igal juhul mitte kahe silma vahele jätta, vaid korralikult kontrollida ja teha selgeks, et kas seal oli siis oma positsiooni ärakasutamine või oli tal tõepoolest ka õigustatud ükskõik mis, teoreetiliselt võib olla, et me ei näe ise peale vaadates inimese nägemispuude suurust ja seetõttu ma ei kiirustaks kedagi ka ette hukka mõistma. Aga need kahtlused, mis on õhku visatud, on piisavalt tõsised selleks, et neid kontrollida. Ja kindlasti tuleb rõhutada seda, et kui kaart on väljastatud, siis ta on väljastatud isikule, kellel konkreetselt puue on ja tema saatja võib seda kasutada üksnes siis, kui ta teenindab seda isikut. Saatja ise seda kaarti kasutades, ise liikudes omapäi seda kaarti kasutades tasuta parkida või ilmakohal parkida kindlasti ei tohi. Aitäh. Suur tänu, härra minister, lõpetan selle küsimuse käsitlemisega. Nüüd, head kolleegid, palun siis öelda ka, kelle käest te küsite küsimuse. Alustame kolleeg Priit Toobaliga. Aitäh, lugupeetud esimees. Mul on küsimus lugupeetud peaminister Andrus Ansipile. Ja ma küsin mõned päevad enne valimisi ilmsiks tulnud tagaotsimiskuulutusest Interpoli kodulehel, mis puudutab siis IRL linnapea kandidaat Eerik-Niiles Krossi. Kuulsime nii enne valimisi kui pärast valimisi, et siseminister Vaher on teatanud, me esitame Interpolile selle kohta protesti. Minu küsimus on see, et on teil infot, kes on protesti esitajaks, kas see on siseminister Vaher, Vabariigi Valitsus, Keskkriminaalpolitsei, prokuratuur ja mida siis tegelikult protestitakse selle protesti esitamisega? Aitäh! Aitäh! No see kindlasti ei ole Vabariigi Valitsus ja selliste küsimuste lahendamine ei olegi Vabariigi Valitsuse pädevuses. Mina saan korrata seda, mida riigiprokurör on Eesti rahvale juba öelnud. Riigiprokurör on öelnud, et täna ei ole prokuratuuril piisavat alust Eerik-Niiles Krossi kaaperdamises kahtlustada. Kindlasti oleks märksa konstruktiivsem Vene uurijatel teha sisulist koostööd Eesti prokuratuuriga. Eesti riik on kindlasti õigusriik. Kõiki kahtlusi Eesti riigis kontrollitakse. Meie uurimisasutused on huvitatud sellest, et selgitada välja tõde ja seetõttu mina küll ei näe mitte mingisuguseid põhjendusi, miks Vene uurijad ei võiks teha tihedat koostööd Eesti prokuratuuriga. See oleks igal juhul märksa konstruktiivsem kui siis mingite valimiseelsete demonstratiivsete tagaotsimiskuulutuste Interpoli kaudu Eesti rahvale vahendamine. Minu meelest oli tegemist Eesti kohalike omavalitsuste valimistesse sekkumisega. Aitäh. Palun, kolleeg Urve Tiidus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu küsimus on peaministrile. Te sõidate homme Euroopa Ülemkogule. Üks oluline arutelu teema on seekord digitaalmajanduse areng Euroopa Liidus. Pisut rohkem kui aasta pärast peab Euroopa Liidus digitaalne ühtne turg juba täies ilus toimima, aga teades Euroopa Liidu ebaühtlast arengut digitaalmajanduse vallas, et millised need homme kõige kuumemad aruteluteemad võivad olla? Aitäh. Aitäh. No, Eesti pakub omalt poolt Euroopa Liidule ühe küsimise printsiibi juurutamist ja üle-euroopalist digitaalset allkirja. Eesti riigis me juurutasime printsiibi, mille kohaselt riik võib oma kodanikult küsida üht ja sama informatsiooni ainult korra 2007. aastal. Selle printsiibi järgi teine kord on keelatud. Valitsusasutused, kui nad juba on kodanikult üks kord informatsiooni saanud, nad peavad seda informatsiooni omavahel vahetama ja me teame, et see viis XD loomiseni, mis on väga hea infovahetuse platvorm. Paraku on meil praegu olukord selline, kus
Euroopa Liidu liikmesriikides informatsioon riigisiseselt erinevate asutuste vahel üldjuhul liigub, mõnes riigis liigub väga hästi, aga piiriüleselt informatsioon ei liigub sisuliselt nii, nagu ta liikus 19. sajandil. Ehk siis palju on korratud juba ka seda näidet meie Sotsiaalkindlustusameti tõendite kohta, 20 000 tõendit igal aastal võetakse Eestis Soome riiki viimise tarvis välja, ostetakse laeva ja lennuki pileteid ja viiakse paberkandjal informatsioon ühes riigist teise. Soomes tipitakse hoolikalt paberkandjalt informatsioon jälle arvutisse ja tast saab uuesti digitaalne informatsioon. Et sellist asja Euroopa Liidus ei tohiks lubada. Me oleme välja arvestanud, et Eestis ühtse digitaalse allkirja rakendamine on võimaldanud kokku hoida 1 töönädala aastas. See tähendab 2% riigi sisemajanduse kogutoodangust. Euroopa Liidu võrdluses võiks öelda, et see tähendab 2 Euroopa Liidu eelarvet aastas. Aitäh. Palun kolleeg Ester Tuiksa. Tänan väga, proua juhataja. Minu küsimus on minister Partsile ja puudutab Rail Balticut. Teatavasti see trass läbib väga mitmeid piirkondi Eestis tulevikus ja eelkõige põllumehed, aga ka teised ettevõtjad on avaldanud oma muret, et mis saab headest põllumaadest ja kuidas neid kompenseeritakse ja kuidas neid säästa seoses selle projektiga. Ja minu küsimus on teile, kas teil on olnud valitsuse tasandil sellist arutelu, et kuidas säästa neid häid põllumajandusmaid, mis võivad jääda selle trassi alla ja kas teil on ka sellest juttu olnud näiteks keskkonnaministri või põllumajandusministriga? Aitäh. Aitäh. Hea küsimus, sest see on praegu väga jutuks paljudes Eesti piirkondades. Praegune etapp Rail Balticu planeerimisel on esimene etapp ja selle põhiülesanne on tegelikult määratleda kõige optimaalsem üks trassikoridor. Me teame, et neid koridore on erinevaid ja see esimene arutelude ring on lõppenud. Selle hulka kuulub loomulikult erinevate sotsiaalmajanduslike mõjude arvestamine. Nii et täna me ootame nüüd pärast avalikke konsulteerimisvoore, mis on toimunud nendel kohtadel, keda see trass puudutab, konsultantide ja ekspertide ettepanekut koos siis üles tõstetud probleemidega. Nüüd, mis puudutab spetsiifilisi põllumehi, siis on olnud nagu selline jutt, et planeerijad ei võtaks arvesse mõju põllumajandusettevõtetele ja maakasutusele. Kindlasti tuleb seda arvesse võtta. Et see on kindlasti üks lähteülesanne, kuid ma arvan, et see asi läheb palju konkreetsemaks siis, kui algab järgmine planeerimisfaas, kus siis keskendutakse ühele konkreetsetele koridorile kõigist sellest tulenevalt eripärad. Minu isiklik seisukoht on loomulikult tuleks leida selline trass, millel on minimaalsed negatiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud. See on meie kõigi huvides. On täiesti selgelt, et me mingit ideaalset, et see kedagi ei puudutaks, see tõenäoliselt ei ole võimalik leida. Aga see on meie lähtekoht. Praegu valitsuse või ministri tasandil on väga vara sekkuda ühe või teise konkreetse küsimuse lahendamisse. Me tahaks anda võimaluse planeerijatele töötada, kogukondadega arutada ja siis valikud jõuavad meie laua peale, eks siis saab edasi vaadata. Palun, kolleeg Valeri Korb. Aitäh. Minu küsimus on majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Ja härra minister, juba palju aastaid jutt käib Jõhvi raudteejaama renoveerimisest ja minu küsimus ongi seoses sellega, võiksite kommenteerida, kui kauel läks see ettevalmistustöö või lammutame ära ja viime selle maja kuhugi teise kohta. Aitäh. Hea küsimus. Kui mälu ei peta, ma võin praegu eksida, siis see kuulub ju Jõhvi linnale, Jõhvi omavalitsusele. Kui ta ei kuulu, siis ma arvan, Eesti Raudtee võiks teha ettepaneku see pakkuda omavalitsustele.
sellisel kujul see raudteejaama hoone nii-öelda raudtee seisukohast väga suurt otstarvet ei oma. Mitmetes Eesti kohtades, eriti kui sellised ajaloolised väärtust omavad hooned ja ka Vaksali hooned kindlasti sellised on tegelikult leidnud päris häid kasutusotstarbeid koostöös siis omavalitsustega või juhul, kui on eraettevõtjad. Lihtsalt, et nüüd raudteeettevõtte heast peast renoveerib midagi, mida tal vaja ei ole, tundub nagu ebaloogiline. Aitäh. Palun, kolleeg Urmas Klaas. Aitäh, proua esimees. Mul on küsimus minister Juhan Partsile. Arusaadavalt Kagu-Eestist valitud saadikuna tunnen ma muret oma piirkonna arengu ja hea käekäigu pärast. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Vabariigi Valitsus tervikuna on viimastel aastatel väga tänuväärselt toetanud Vene piiriäärseid omavalitsusi lisarahaga kohalike teede hoolduseks ja ehituseks. Me hakkame täna siin rääkima riigieelarvest, järgmise aasta riigieelarvest. Olge kena ja öelge, kas plaan ka jätkuvalt piiriäärseid omavalitsusi toetada suuremalt teedevõrgu osas on ka sel aastal teemaks ja kui suurtest summadest me räägime? Aitäh. Me räägime tõenäoliselt piiriäärsete valdade teede rahastamisest, mida me oleme siis teinud alates 2007. aastast vastavalt valitsuse ja nimetame siis setodega saavutatud kokkuleppe alusel. Me oleme teinud seda 6 aastat. Ja ma julgen täna öelda, et valitsus on põhimõtteliselt seda kokkulepet täitnud. Nüüd, kas jätkata piiriäärsete valdade suurema rahastamisega on minu poolt praegu antud ülesanne ka ministeeriumi inimestele analüüsida seda, et kas see on õiglane, arvestades nüüd ka kõiki teisi omavalitsusi, et 6 või mõnel aastal ka 7 omavalitsust me oleme rohkem rahastanud. Ma saaks sellele küsimusele, ma arvan, vastata võib-olla detsembris. Väga vajalik oleks kindlasti ka siin piiriäärsete omavalitsuste enda läbi kaalutud murede esitamine, et me tõepoolest saaksime võrrelda teiste väiksemate omavalitsustega ja öelda, et tegelikult me peaks veel mõned aastad sellisel kujul seda jätkama. Nii et lõplikult vastust mul täna ei ole, me peaksime selles osas töötama, aga mul on selles mõttes hea meel, mitte ainult isikuna, vaid ka valitsuse tervikuna, et me oleme tegelikult seda kokkulepet täitud, mis, olgem ausad, rohkem kui 200 omavalitsuse jaoks on alati natukene tekitanud rahulolematust. Mis saab järgmisest aastaks, ma arvan, et me selle lõpliku vastuse saame öelda detsembris. Aitäh. Palun, kolleeg Mailis Reps. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister, et me eelmisel nädalal arutasime siin infotunnis haridusteemasid läbi mitme küsimuse ja küsijan, et ma tuleksin haridusteemade juurde tagasi ja tänase arutelu juures eelarves me kindlasti küsime ka rahandusministrilt. Järgmise aasta eelarves ei ole eraldi välja toodud tugiteenuste rahastamist ehk siis logopeede, sotsiaalpedagooge, eripedagooge ja koolipsühholooge ning on üsna paljudest koolidest tulnud juba küsimus, et mis neist siis reaalselt saab, sest kõik kohalikud omavalitsused vaatamata sellisele üldisele eelarve tõusule, kui jagatada ära väiksemate omavalitsuste kaupa, siis mitte kõik omavalitsused loomulikult ei hiilga oma tõusudega. Nii mitmedki omavalitsused on juba öelnud, et neil ei ole neid vahendeid. Mis on valitsuse seisukoht ja kas selleks tuleb eraldi raha? Aitäh. Aitäh. Teatavasti selles rahastamise mudelis ei ole veel kokkulepet ei valitsuse tasemel ega ka Riigikogu tasemel. Ma väga loodan, et järgmiseks aastaks juba Riigikogu tasemel see kokkulepe saab sõlmitud. Me oleme seda küsimust käsitlenud, põhimõtteline hoiak on valitsusel olemas, tugiteenuseid tuleb ka tulevikus eelarvest finantseerida, kuid missugune saab see finantseeringu maht täpselt olema, missugused saavad proportsioonid olema, see selgub debattide käigus nii valitsuses kui ka siin Riigikogus. Aitäh.
Palun, kolleeg Marika Tuus-Laul. Aitäh! Mul on küsimus Taavi Rõivas teile. Et meie infotund kaotab täiesti mõtte, kui te mitte kunagi peaaegu, et ei vasta küsimusele, vaid sellele, millele teile lihtsalt meeldib vastata. Ja tahan veel kord toonitada, et teie vastus oli demagoogiline seoses abivahenditele eraldatava rahaga ja eksitav. Ja minu ees on eelarve, kus on väga täpselt öeldud, et proteeside ja abivahendite soetamiseks järgmisel aastal eraldatakse 5 297 290 eurot ja et eelmisel aastal oli see raha 5 839 689 eurot. Nii et vahe kuskil 550 000. Ma küsin veel kord, miks tehakse kärbe proteesidele ja abivahenditele? Ma ei küsinud järjekordi. Aitäh! Aitäh! Me oleme igal aastal, nii ka eelmisel aastal, nii ka käesoleval aastal eraldanud algselt riigieelarves olnud summale lisaks just täpselt nii palju, kui on reaalne lisavajadus olnud. Ja seetõttu võib tõesti jääda ekslik mulje, et kui võrrelda kahte summat, ühte, kus on juba siis lisavahendid juurde eraldatud, järgmise aasta eelarve seisuga, baasiga, ja siis te leiate selle vähenemise, aga ma kinnitan teile, et see ei ole metoodiliselt korrektne ja igal aastal, kui on vajadus, kui tekivad järjekorrad, me kindlasti nendele järjekordadele reageerime ja nii nagu ma teie küsimusele eelnevalt vastates ütlesin, nädal aega tagasi kirjutasin alla käskkirja, mis käesoleva aasta eelarvet 1,2 miljoni võrra suurendab. Vaatame tagasiside pealt, kui on vaja. Me oleme valmis veel suurendama selleks, et järjekorrad saaksid nulli ja et ka kulukad abivahendid saaksid inimestele kätte jõudnud. Te püüate naeruvääristada seda järjekorda teemat, aga ma arvan, et see on inimeste jaoks äärmiselt oluline, et nad ei peaks oma abivahendid pikalt ootama ja et ei peaks ka väga kulukaid abivahendeid, mida eraldi komisjon jaotab, ka neid ootama. Eriti tähtis on järjekordade kiire vähendamine laste jaoks, sest me teame, et kui talv tuleb, on vaja näiteks kas või jalanõusid spetsiaalseid, mis on väga kallid ja need lapsel, kui jalg kiiresti kasvab, siis järgmine aasta kevad ei pruugi enam külma ilma jalanõu jaoks lahendus olla. Seetõttu ma kutsun teid üles pigem neid muudatusi toetama ja hindama seda, et meil on täielik valmisolek sinna lisaraha eraldada ja sama puudutab ka järgmist aastat. Aga veel kord, meil on plaanis ka sisulised ümberkorraldused selleks, et need järjekorrad tulevikus üldse tekkida ei saaks. Aitäh! Palun, kolleeg Tõnis Kõiv. Proua juhataja, mul on küsimus härra peaministrile. Et kuigi valimised said pühapäeval läbi, siis need valimisjärgsed kired ei taha samuti vaibuda ja kahetsusväärselt levib ebakorrektsus, ebatäpsus, lausa võiks öelda, et lahmimine. Ja kui siin uudistest võis kuulda või meediast näha, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees on võtnud kätte ja väitnud, et nagu teie oleks öelnud, et mitte eesti emakeelega valijad ei olegi teie huviorbiidis mitte kuidagi, siis tahakski küsida nagu kaheosalise küsimuse, et kuidas selle väitega tegelikult on ja kas hea kolleeg, keda siin saalis küll hetkel ei ole, on oma eksimusest aru saanud ja jõudnud juba teie ees ka vabandada. Aitäh! Ei ole seal kirge ega kedagist. Et jah, Foorumi saates oli tõepoolest üks kirglik sõim minu aadressil, kuulasin, ära ei tundnud ennast, kuna nimetati sama kuupäeva, mil ma midagi olevat väitnud, mida ma väitnud ei ole, et siis see ajendas mind ja nii hea mälu mul küll on, et ma samal päeval toimunud asju ikkagi mäletan. Aga ma mäletan ka seda, et Mikseri poolt väidetud ei ole ma kunagi varem ka öelnud ja sellest ajendatuna ma kirjutasingi Sven Mikserile kirja. Sven Mikser sisuliselt tunnistas ju seda, et jah, väide ei kuulunud mulle, aga peaaegu see väide, mida ta mulle omistas, kuulus hoopis kellelegi teisele. Pealkiri oli pandud, et ei vabanda. Mina kellegi käest vabandust ei olegi oodanud, sest ega selle vabandamisega on ikka nii, et ega seda nõuda pole mitte mingisugust põhjust, eks see sõltub kasvatusest lastetoast, kui ta südamest ei tule, siis vägisi pole vaja.
minul selles küsimuses kirge ei olnud ega vastuses ka enam kirge ei olnud, kirg on ainult ühes saates, nüüd ma ei omistaks sellele erilist tähelepanu. Aga mis puudutab Sven Mikseri poolt nimetatud venelaste kõnetamist, siis ma julgen öelda, et meil on enam-vähem samad seisukohad selles küsimuses, et meil ei ole eraldi poliitikaid eestlastele, venelastele, armeenlastele, aserbaidžaanlastele, soomlastele ja teistele rahvustele, et kui me räägime maksupoliitikast, siis me räägime maksupoliitikast kõigile võrdselt, kui me räägime teede tänavate asfalteerimisest, siis me ei pea silmas eri rahvusi, kes asfaldil kunagi sõitma või kõndima võivad hakata, et meie jaoks on kõik Eesti elanikud võrdsed ja me läheneme kõigile ühtemoodi. Aitäh. Palun, kolleeg Rannar Vassiljev. Aitäh. Minu küsimus majandus-kommunikatsiooniministri Juhan Partsile. Hea minister, kas vastab tõele, et teie ministeerium on teinud taotluse Euroopa Komisjonile, et maksta riigiabi siis Eesti Energia uuele rajatavale elektrijaamale hakkepuidust siis elektri tootmiseks, et mäletavasti või kui ma õigesti mäletan, siis viimane number, mida küll siis vanale elektrijaamale Eesti Energia puhul maksti, oli vist 34 miljonit eurot aastas, et kas uue puhul võiks need summad olla suuremad ja mitme protsendini nende elektriarvest võiksid ulatuda? Aitäh. Hea meelega vastaks sellele küsimusele, ma ei saanud mitte midagi aru, mis riigiabi taotlus. Mis puudutab, kui ma õieti sain, see puudutab Eesti energia- või elektrijaamade investeeringuid Narvas, siis see, mida riik on taodelnud lähtuvalt keskkonnaalastest õigusaktidest, et parandada olemasolevate kui ka uute energiavõimsustega tervikuna meie nii-öelda keskkonna seisundid, siis need taotlused on tehtud ju 2 või 3 aastat tagasi. Euroopa Komisjon on kinnitanud vastava investeeringute nimekirja, mille puhul on siis võimalik rakendada teatud tasuta CO2 kvoodi andmist järgneva 7 aasta jooksul. Mina mingisugustest täiendavatest või uutest algatustest siin lähinädalatel ei tea mitte midagi. Loodan, et ma vastasin teie küsimusele. Head kolleegid, kuna Rait Marustel on esimene küsimus, siis palun tema küsimus. Palun, kolleeg Rait Maruste. Aitäh, proua esimees. Mul on küsimus peaministrile. Valimiseelsel ajal oli kõva väljaütlemine selles suhtes, et peibutuspardid ei sobi, ei ole kohased. Ja ühed häälekamad selles osas olid meie kolleegid sotsiaaldemokraadid ja Vabariigi president võttis ka üsna reljeefselt selles osas sõna. Samas tuleb välja nüüd, et üks peibutuspart Jevgeni Ossinovski korjas Narvas kokku väga silmapaistva tulemuse. Et kuidas te selles valguses hindate seda situatsiooni ja neid võetud positsioone? Aitäh. Aitäh. No, minu seisukoht iga Eesti kodaniku õiguses kandideerida nii kohalikel valimistel kui ka Riigikogu valimistel on püsinud muutumatuna. Ma leian, et see põhiseaduslik õigus, see on midagi niisugust, millest lihtsalt ühe parditamise jutuga üle rullida ei ole kellelgi õigust. Mulle tundub, et Euroopa Liidu liikmesriikidest Eesti on ainus, kus ongi tehtud poliitikute kandideerimisest valimistel mingisugune peibutuspardi teema, antud poliitiku kandideerimisele halvustav hinnang. Kusagil mujal Euroopas midagi taolist ei ole. Et see debatt ja diskussioon ja hoiak Eestis mulle teadaolevalt on ainulaadne. On riike, kus on piiratud parlamendi liikmete osalemist kohalike omavalitsuste volikogude töös,
aga on ka küllalt palju riike, kus ametite ühitamine, volituste ühitamine on täiesti aktsepteeritud, aga nii nendes riikides, kus ameteid võib ühitada, kui ka nendes, kus ametite ühitamine on keelatud, kandideerimist ei keela mitte keegi. Ja tõepoolest on ainult üks riik Euroopa Liidus, kus uude ametisse kandideerimise puhul tuleb loobuda siis endisest ametist, mitte ühitatavast ametist. Seetõttu härra Ossinovski kandideerimine Narvas minu poolt on täiesti aktsepteeritav, see oli hea initsiatiiv, täpselt samamoodi nagu kõigi teiste Riigikogu poliitikute ja ministrite kandideerimine kohalike omavalitsuste valimistel. Aitäh! Palun, kolleeg Urve Tiidus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu teine küsimus on ka lugupeetud peaministrile ja ma pöördun tagasi selle Euroopa Ülemkogu teema juurde. Eesti on rõhutanud, et nende jaoks on väga oluline digiallkirja kasutuselevõtt kogu Euroopa Liidu ulatuses, aga nüüd minu küsimus eeldab pisut sellist hinnangut. Ma ei tea, kas te tahate sellele vastata, aga sellegipoolest ma küsin, et mis ajal võiks Euroopa Liidus digiallkiri olla kõikides riikides kasutusele? Kas te oskate prognoosida? Aitäh! Aitäh! Mingisugusel kujul on enamasti digiallkirja alged olemas väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid sellist laialdast digiallkirja kasutamist nagu Eestis väga palju teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ei kohta. On mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, kus ID-kaardi põhine digiallkiri on mõeldamatu, sest et inimesed on eelnevates debattides igasuguse isikule numbri andmise hukka mõistnud ja seetõttu ID-kaart on põlu all avaliku arvamuse poolt panduna juba pikka aega ja seda ka praeguste uute algatustega sealt põlu alt ära võtta ilmselt pole võimalik. Eestis kasutatakse teatavasti ka mobiil-ID-d ja minu hinnangul see mobiil-ID on veel märksa mugavam kui ID-kaardil põhinev digitaalallkiri. Ma usun, et praeguseks me oleme jõudnud infotehnoloogiliselt juba täiesti uute arenguteni, kui Apple oma tehnoloogiat veelgi edasi arendab, siis võib arvata, et tulevikus iga inimene saab näiteks sõrmejälge kasutades ennast identifitseerida juba tavatelefone või tavatehnoloogiat kasutades. See annab väga head võimalused digitaalse allkirja juurutamiseks küllalt kiiresti üle terve Euroopa. Ma usun, et mobiil-ID-l on suuremad šansid saada ühtse digitaalallkirja platvormiks kogu Euroopas. Igatahes on see ühtne identiteet Eesti huvides kindlasti. Aitäh! Palun, kolleeg Ester Tuiksa. Tänan väga, proua juhataja. Austatud minister Parts, ma jätkan Rail Balticu teemal. Meedias on olnud mõned väljaütlemised isikute poolt, et Rail Baltica võiks kulgeda mööda Tartu suunalist raudteed, seda lihtsalt ümber kohandades. Kas sotsiaalmajanduslik uuring puudutab ka seda suunda Rail Balticu puhul või on see täiesti maha võetud teema või mitte ka tekkinud teema? Aitäh! Pidades silmas, et meil on leedukatega permanentne diskussioon, et mis asi on Rail Baltic või Rail Baltica, siis Rail Baltica esimene etapp Eesti puhul oli Tallinn-Tartu-Valga, mis tänaseks on tehtud tervikuna sellisele tasemele, et seal on võimalik siis arendada kiirusi 120 km tunnis. Me räägime sellest uuest infrastruktuuriga maksimumkiirused 240 km tunnis, siis me oleme aluseks võtnud oma senisel tegevusel väga põhjaliku
uurimuse, mis siis viidi läbi 3 Balti riigi valitsuse ja Euroopa Komisjoni ühisel tellimusel, mis analüüsis sedavõrd suuri trassi erinevusi ja Eesti puhul siis on meie lähtepositsioon ikkagi, et Rail Baltic kulgeb Tallinn-Pärnu-Riia, arvestades, et linnulennult on tegemist rohkem kui 100 kilomeetrit lühema trassiga. On selge, et ega selle Rail Balticu realiseerimise realistlikkus sõltub tegelikult väga palju tasuvusest. Iga kilomeeter tegelikult võib tekitada suuremaid küsitavusi ja see kehtib samuti ka Läti ja Leedu puhul. Nüüd kindlasti, ja sellest on olnud palju juttu ka Lõuna-Eesti inimestega, Tartu inimestega, et me peame ikkagi oma tuleviku transporti planeerides seda silmas pidama, et juhul, kui see saab kunagi teoks, Rail Baltic kiirem variant siis tuleb mõelda selles mõttes, millised võivaks olla, ma ei taha öelda kompensatsiooni, aga igal juhul meetmed, et ka Lõuna-Eesti tegelikult sellest võidaks. Sest alternatiivne variant ei tule üldse ja siis kaotab terve Eesti. Ma arvan, et sellest võiks tõsiselt, aga aeg on läbi. Palun, kolleeg Urmas Klaas. Aitäh. Mul on küsimus lugupeetud peaministrile. Härra peaminister, teie seisukohad Euroopa Liidu naabruspoliitika osas on minu arvates väga ausad ja sümpaatsed. Eriti kõlasid need selgelt, kui oli siin visiidil ka Ukraina president. Eile levis uudis, et Euroopa Liidu välisministrid ei näe praegu, et peaks Ukrainaga alustama assotsiatsiooni ja vabakaubanduse lepingu läbirääkimisi. Kuidas te hindate seisukohta, kas me ajame siin mingisugustki oma joont või on siiski võimalik Euroopa Liidus rohkem siin ka ühiseid seisukohti kujundada? Ning ma võib-olla laiendaks seda küsimust ka selliselt, et meil Eestis on väga palju omavalitsusi, kes samuti teevad väga tänuväärset koostööd Ukraina, Moldova, Gruusia omavalitsustega, et neid aidata nii-öelda Euroopasse lõimumisel. Milline võiks olla teie sõnum nendele omavalitsustele? Nii et üks on Euroopa Liidu dimensioon, teine siin koha peal. Aitäh. Minu meelest Ukraina seisab praegu pea sama kaalukate valikute ees, nagu Ukraina seisis enam kui 1000 aastat tagasi, mil otsustati Ukrainas valida kristlik tee. Ukraina põhimõtteline valik on, kas integreeruda, lõimuda enamal määral Euroopaga või lõimuda enamal määral tolliliiduga Venemaaga. See on ülimalt oluline geopoliitiline otsus, mis idapartnerluse tippkohtumisel novembris Vilniuses langetada tuleb. Mina toetan kindlasti Ukraina liitumist Ukrainaga assotsiatsioonilepingu ja vabakaubanduslepingu allkirjastamist. Ukrainale on esitatud hulgaliselt eeltingimusi, et need lepingud allkirjastatud saaks. Ukraina on enamuses nendest eeltingimustest täitnud, praeguseks on täita veel mõned seadusandlusega seotud küsimused, näiteks valimisseaduse muutmine, mis puudutab raadavalimist ja prokuratuuri seaduse muutmine, aga ka Julia Timošenko küsimus. Selektiivne kohtumõistmine ei ole aktsepteeritud ja Julia Timošenko puhul tuleb kindlasti asuda seisukohale, et kohut peeti opositsiooni poliitikute üle ja samamoodi ei kohaldatud seadust koalitsioonipoliitikute suhtes, et selektiivsus oli olemas. Ja Julia Timošenko küsimus tuleb kindlasti lahendada, ei ole õigus asetada kõike ühele persoonile, ei Euroopa Liidu poolt ega Ukraina poolt. Meil on praegu küsimuse all Euroopa ja Ukraina tulevik ja see on märksa olulisem. Aitäh. Palun, kolleeg Mailis Reps.
Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister. Lihtsalt eelmise küsimuse lõpetuseks täpsustuseks, et Ukrainal on veel mõned üsna põhimõttelised asjad ja üks nendest on näiteks põhiseaduse muutmine, mis ei ole nendel üldsegi lihtne ja seal ei ole ka tänaseks kokkulepped piisavas arvus parlamendi liikmetest Ukrainas. Aga ma tuleksin põhimõtteliselt eelarve juurde korraks tagasi ja mul oleks väga konkreetne küsimus. Kas te olete oma valitsuse kabinetis või koalitsiooni tasandil kokku leppinud, et riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel tuleb muudatusettepanekuna hariduse rahastamismudel ootamatult Riigikogule? Aitäh! Ei, sellist kokkulepet ei ole, aga nagu ma juba varem teie küsimusele vastasin, ma loodan väga, et selles mudelis kokkuleppele jõutakse nii valitsuses kui ka siin Riigikogus. Teie poolt nimetatud Ukraina põhiseaduse muutmine on käsil, kuid põhiseaduse muutmine ei ole assotsiatsioonilepingule või vabakaubanduslepingule allkirjade andmise eeltingimuseks. Põhiseaduse muutmine on suurem protsess, sellega on alustatud Ukrainas. Praeguseks on ka see põhiseaduse esimene draft üle antud Veneetsia komisjonile, kes omad märkused teeb. Keegi ei eelda, et ühe riigi põhiseadust tuleks muuta kuidagimoodi kiirkorras mõne kuu jooksul. Selliseid eeltingimusi Euroopa Liit Ukrainale ei ole seadnud ja ma usun, et Euroopa Liidust ei ole põhjust ka oodata, et ta kunagi taolisi tingimusi mõnele riigile seadma hakkaks. Mõistlikest menetlusaegadest on Euroopa Liidu liidritel väga selge ettekujutus. Aitäh! Ja ilmselt nüüd viimane küsimus, palun kolleeg Urmas Klaas. Aitäh! Mul on küsimus austatud peaministrile ja ma samamoodi ühendan oma küsimuses Ukraina ja hariduse, nagu siin täna infotunnis on heaks kombeks juba saanud. Et teie eelmisest vastusest ma lugesin välja ka selge sõnumi meie Eesti omavalitsustele, kes teevad tihedat koostööd Ukraina omavalitsustega ja aitavad neid Euroopasse lõimumisel, et kindlasti nende selline initsiatiiv ja töö on kindlasti tänuväärne. Kultuurikomisjonis on minister Jaak Aaviksoo öelnud seda, et põhikooli gümnaasiumiseaduse rahastuse paragrahv ja ka Vabariigi Valitsuse määrus, mis seda reguleerib, on lähiajal jõudmas Riigikogusse, kui ta valitsuse kooskõlastusringi läbib ja me saame seda kindlasti arutada ja kokku leppida kõige paremal viisil. Küsimus, mis jäi õhku kevadel, oli kahe ministeeriumi, haridusministeeriumi ja rahandusministeeriumi vaheline koostöö sellesama rahastusmudeli koostamisel. Kas teil on täna infot ja julgete meile öelda, et need ministeeriumid teevad head koostööd ja selliselt tuleb valitsusest üks ja selge mudel meile arutelu? Aitäh! Kindlasti ministeeriumid teevad koostööd ja ma tahaks väga loota, et see koostöö on nii hea, et koostöö tulemusena valmiv rahastamismudel leiab tunnustussõnu ka siin Riigikogus, kuid praegu seda mudelit veel ei ole, selles mingeid eelkokkuleppeid praeguseks veel ei ole. Ilmselt ongi see selline mudel, mille üle hästi laiapõhjaline debatt on oodatud ja mida rohkem inimesi saab selle mudeli kokkuleppimises oma seisukoha välja öelda, seda parem ilmselt see mudel saab ka olema. Aitäh! Suur tänu, head kolleegid, meie infotundi aeg on läbi peaaegu ja suur tänu kolleegid küsimuste esitamise eest, suur tänu peaminister ja ministrid vastamise eest, infotund on lõppenud.